No nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Toimub see, et vedasime selle telgi siit minema ära. Et siin läheb juba vesiseks ja noh, jääpaksust veel on, aga varsti enam ei ole. Ehk siis me kasutame ära praegu need särjed, mis meil on olemas elussöödaks. Paneme kõigile 2 unda sisse ja ma arvan, et püüame veel homme landiga ka või? Tahad oma esimese kala ja mina tahan ka siit sopist ju selle põigiga kätte saada. Ehk siis ma arvan, et homme veel põigitame ja proovime saada siis tõuguga ka särge või, Rauno? Aga siis juba sellist särge, mis kuivama läheb ja võib-olla mõni ahven ka viskab sekka. Et praegu teeme jah selle asja ära, et paneme need nii-öelda veel siia sisse ära mingiks ajaks. Ja küll. Nii, Ristole esimene sisse. Läheb ise alla, lase tina järgi, siis ta läheb, tina tõmbab ta. Ülevalt kampsast hommikul nägin, et üks lipp on püsti, üks minu unnalipp siis. Ja mingi paar sekundit olin jõudnud vaadata seda aknast, kui minu silme all täpselt vaatasin ülevalt läks ka tagumine lipp, ehk siis see kala, võib-olla see sama kala, ma kardan, ikka selle sama koha peal, kus tõmbas siin varemgi lihtsalt lipu püsti, aga otsa ei jäänud. Et täitsa võimalik, et nüüd oligi, et ujus ühe juures täpselt venitas ja teise juurde ka lipu püsti. Et noh, siin on esimene, mis oli, nööri on kuidagi palju peal. Siis ma oletan, et on tõmmanud lihtsalt küljest ära. Aga teine tõmbas esimesel kala ära siis ja teine tõenäoliselt on kala küljest, sest siin on tõesti tühjaks venitanud. Ehk siis vaatame sellises järjekorras, et kõigepealt selle esimese. Nii. Kas tõmbas kala ära või tõmbas lihtsalt lipu püsti? Noh, natukene on ikka tõmmanud lahti ka. Ei olegi päris nii, et aga jah, kala on nätsutatud. Siin on ikka olnud suus kellegil, see soomus on ikka maas. Aga ega midagi, see on nagu pool surnud, läheb pool surnuna tagasi, kerin unna kokku ja vaatame kohe selle teise küljes on tõenäoliselt kala. Ja on midagi kuskil või on rohu sisse tõmmanud. Ei, raskelt tuleb. Ei, ära tõmmanud või? Ei saagi aru praegu. Rohu tagant nagu tuleb midagi. Ai, ära saanud. Aga jah, täiesti lahti kerind. Nii palju saime kätte. Noh, nüüd on veel poistel võimalus, sellepärast, et 4 unda on veel päris ilusate kaladega sees. Ja üks mul siis siin kõrval veel laibaga. Aga ma arvan, et kui poisid viitsivad, siis tuleme veel jää peale. Eks Rauno kindlasti viitsib. Sest et nüüd on ju nii, et kui nemad järgmine kord siia tulevad 2 nädala pärast, siis juba seda jääd enam ei ole. Nii. Nüüd poisid tulevad ka kohe järgi. Ma olen juba siin. Söötsin sisse pool tundi tagasi. Ja täna on siis eesmärk saada suuremat kala. Ehk siis suuremat särge kuivatamiseks või nii, või ahvenat või vaatab, mis siit tuleb. Kui tuleb paar väiksemat, siis need veel võib ka alles jätta, sest et meil on ühe unna otsas täielik laip praegu ära nätsutatud minu unna otsas ja üks minu und on täitsa kaldal veel, nii et siin on veel võimalus veel saada. Et siis natukene suurema tirguga nüüd püüab, kui ma eelmised korrad siin püüdsin. Sellepärast, et otsa läheb ka siis mingi 2-3 tõuku, mitte ainult üks enam. Nagu ma siin elussöödaga püüdsin, et siukene tirk. Ja ma arvan, et paneme alustuseks 2 tõuku otsa ja vaatame, mis juhtuma hakkab kohe, kui alla lasen, sest et nüüd on jah pool tundi see sööt siin jõudnud mõjuda. Ja nagu ükskord siin veealusest kaamerapildist näha oli, siis mingi
15 minti peale sööta või oli esimesi näha, aga ma ei hakka praegu veealust kaamerat siia segama panema. Et kes tahab, siis vaatab seda videot, kus olid need veealused kaadrid näha, et mis siin all oli. Ja puurisin augud natukene teise kohta, kui see telgi koht oli, sest see telgi koht oli veitsa vesine juba. Mitte ei tule lõunamaalt, vaid see punt on terves aeg siin olnud. Kogu aeg lendavad üle, ehk siis need jäidki talveks siia. Et ju siis kuskilt ikka süüa leiavad. Ja veel augu all kedagi ei olnud, seega ma teen siin vaikselt landiga tiiru praegu. Ja vaatame, kas õnnestub midagi siit landiga kätte saada. Võib-olla see polegi sükene landi veekogu, see sopp siin selle põigiga. Peaks mingid teisi põike ka proovima pärast. Ma olen siin vähe erinevaid katsetanud. Ei ole see toiminud, see lant siin praegu, millega ma proovisin. Aga vaatame, Risto nüüd proovib ise ühe teistsuguse landiga. Ma ei ole selle landiga veel kala saanud, aga ma olen sellega ka hästi vähe püüdnud. On siis sükene kahel pool on mingisugused tiivad nagu. Võtan nagu paremini kätte. Tiivad, mis siis niimoodi landi langemisel mängivad kahel pool. Et vaatame, kas süke toodab, äkki on lihtsalt meil vale lant otsas kogu aeg siin. Ja eks siis üks hetk tuleb siia söödastatud augu alla ka kala kohale, veel ei ole tulnud. Proovisin siin kõrvalaukudest ka, ei söönud keegi, aga ootame veits, võtame. Nii, käisime Ristoga korra metsas jalutamas ja tuleme tagasi. Ja mis toimub? Jälle võetud seda unda siin, aga see on jälle see kaldaäärne und, kus on, Risto hoiab kaamerat, kus on see laip ju küljes, mis viimati oli ka surnu küljes. Miks nad seda surnud kisuvad? Või kes kisub? Siukene tegelane. Ja keegi võtab. Nojah, see tuleb veel tagasi panna, sest et ei ole otsa jäänud. Keegi on siin samas kuskil all. Toome sinu unna ka, Risto, siia poole ühe või? Lähemale sinna, kust ennem oli lahti ka rebitud. Tõsta ise koos rulliga, et ei läheks lahti see lipp. Nii, paneme Risto unnad ka sinna samasse, kus mul seda oli võtnud, sellepärast lähemale kuskile sinna. Et kui siin pool elu käib, siis tuleb nii-öelda siia poole panna. Nägi! Praegu silma ees läks. Risto, võtta see. Risto, võtta. Oot. Natsa lase veel korraks neelata. Huvitav, see kaamerasse ka praegu või? Tuleb nii-öelda siia poole panna. Nägi! Siin samas all on just mingi elukas või? Sest et siit just ju võttis. Nii. Ega ma ei teagi, kaua tuleb tal nüüd neelata lasta. Tõmmas nagu kiiresti, nägid, kuidas rull käis või? Ja siis nagu järsku lasi lahti. Ma ei tea, proovid või? Ai, tõmma selle lahti. Lihtsalt, vaata, keri natuke peale tagasi. Ma võtan maltsa küljest ära. Mis siin toimub siis? Keri peale tagasi. Vale pidi, nii. Malts oleks jälle. Kähku keri tagasi. Hoian pinges. Keri. Võta vändast kinni. No nii. Loodame, et võtame nüüd uuesti. Mul on seal see laip ja siis on 2 Risto elusat. Nüüd ühte elusat ju ka veel võeti just. Nii, aga kus meil on boss kalamees? Kas niimoodi püütakse kala või? Ristal võttis praegu niimoodi, et tõmbas unda ja jäi lipu see püsti tõusmine video peale. Oli küljes või? Ei, sai jälle ära ja minul oli ka ennem just laipa võtnud, aga selge. No võt, sükene kalamees siin. On siin, varsti läheb buss juba, see ikka meil vedeleb siin. Okei, aga tähendab, meil on üks sükene värk, et me võtsime metsast Ristaga selle rajakaamera kaasa ühe, sest meil on sükene väike müsteerium siin. Meil teeb keegi loom pätti.
aga kes see loom pätti teeb, täpselt ei tea. Et kui mul algul oli kahtlus, et see meie Pellase jahimees on ja et tema on niisugune sigaduste tegija, siuke hästi aktiivne kass, et see voodialune elukas nagu nüüd seal voodi all istub kenamasti, et ei osanud arvata nagu kes, aga millest jutt siis? Jutt sellest, et keegi kogu aeg lükkab selle luugi lahti siit, mis pööningule läheb. Ja siis on ta irvakil ja soe, paneb kõik see vähenegi soe, mis siin sees seisab, paneb sealt minema ja nii juba mitu ööd järjest. Mis siis sai tehtud? Sai see telliskiviga nöör seotud niimoodi raskuseks, et ise võtab nööri hops alt ära, kui üles läheb tööle, aga ööseks jätab ta niimoodi, et siis elukas ei saa pööningule. Ja oli tõstnud tellise ülesse tõenäoliselt, venitanud selle nööri siit kuidagi ja pugenud ikkagi sealt vahelt läbi. Ehk siis, aga meie elukas ju, mis meie elukaga on, see on eelmisest korrast veel ju tagakäpp vigane, ehk siis nüüd on niisugune 50-50 juba, et võib-olla käibki see, tahab see voodialune elukas hoopis pööningu elukaks saada, käib seal kolamas või mida tegemas, ei tea on ju, ehk siis mis siis teeb? Paneb sinna selle rajakaamera õhtuks ja vaatame, kas siis see vigase käpaga elukas, käpp juba paraneb, ei ole hullu, läheb paremaks, või siis see must elukas. Kus ta on? Kus ta ikka on? Voodi all. Rista vaatab, kas saab selle eluka peale sealt voodi alt. Ma panen tule põlema, toas on valgem, et mis ta seal teeb. On seal? On näha? No vot, et siis on näha, kes elukas pätti teeb, et nüüd jahime loomi nii-öelda kodus siin või on hoopis mingi kolmas elukas, kes pööningul elab ja käib siin all hoopis midagi kassitoitu söömas. Eks selle näha, et paneme, kui luuk on siin, paneme siia selle kaamera, ma arvan, mingisuguse aluse kiiresti akutrelliga kinni, sest et see laud läheb ära niikuinii siit hiljem. Et see väikse kruiaugu võib teha ja vaatame, mis sorti elukas see käib. Oota, Risto, kuule! Ma tean veel kedagi, kes seda luuki ise lahti saab ju. See töödejuhataja, kes käib seal vahepeal vaatamas, mis me oleme ära teinud ja mida mitte. See võib olla see vend ka, kes seal käib, on ju. Ja küll, ega midagi üles paneme, midagi üle paneme kaamera ja vaatame, kes siis käib. Nii, ja nüüd sai tehtud hoopis selle nööriga ja kiviga jama asemel siuke asi. Tegelikult oleks pidanud kohe mingi siukse tegema, aga noh, nii poleks põnev olnud. Et nüüd ta küüned ei hakka, eluka küüned ei hakka siia kinni. See on siuke suht libe, see somevapp ja nii suure nurga all. Et vaatame nüüd, paneme selle kaamera ööseks ülesse ja vaatame, mis elukas nüüd teeb. Kas läheb jälle pööningule kusele ja kolama? Ja. Mis ma tahaks näidata, on see, et väike kala on täpselt siin augu all. Aga ta ei võta. Ehk siis kala põhjas on ka olemas. Näha, passib siin. Põhjas on kala olemas.
ka nagu ülevalgi, aga tuleb näed augu juurde järgi ja ei võta. Et siit on ilusti näha kohe. Et ju siis pole lihtsalt võtu kellaaeg. Et tee mis tahad. Ta on olemas, aga ta ei võta. Paar suuremat käisid ka nuusutamas, aga nad ei taha jah. Ehk siis söötetud on, kõik on okk, aga näe. Nõkitseb, aga ei võta ära. Noh, see on nii pisike ka, kes seal praegu kallal on, aga noh, üldiselt. Võt. Vaata siia auku, no võta, tee niimoodi, vaata siia, kus nad tulevad vassimast. Tee hästi augu lähedal, vaata, näed kala või? Vaata sisse sealt august. Nii, nüüd on siuke värk, et kuna poisid läksid ära, siis Rauno unnad jäid minu undadeks ja Risto unnad jäid Kailiti undadeks. Ja nüüd on niuke värk, et on üks lipp püsti. Ja palju ta maha kerinud on, raske aru saada, aga midagi on kerinud maha. Ja vaatame siis, mis siis toimub. Võtad ise välja. Võta nöörist kinni, nii. Pane und kõrvale maha. Vaikselt, et ära järsku tõmba, sinna augu serva taha ära tõmba. Kui hakkab see ots jõudma. Ma ehmusin. Just läks, mine pekki. Vaata, paneb praegu. See sama kollab siin, näed. Praegu tõmbab. Ei ole, tõmba kaldal ära praegu. Siin samas võttis jälle täpselt samamoodi nagu Ristoga eile. Jäta kalda peale. Vaata, see kala. Nii. Vaata, see on selle... Siuke värk. Mina kerengi praegu. Me mõtlesime, et mis toimub, ise tõmbasid. Kairiti kinni. Sa püüdsid teise unna konksu või? Kuidas see nüüd siis läks? See oli ümber kerinud. Okei, ühesõnaga mingi siuke naljakas asi, et ühe unna nöör on tõmmatud teise taha ja oi, kus siuke segadus nüüd praegu siis. Ma mõtlesin, mis nüüd toimub, on ju. Ühesõnaga, ühe unna konksuga püüti teine välja. Hea küll, ma pean hakkama seda siis samamoodi esitud välja lohistama, et saame ära. Et mis siis siin nüüd siis toimunud on? Auk tõmbas, tähendab, kuidagi nad risti oma vahel või üritas, ma ei tea, mõlemat võtta siis või mis siis nagu toimus. Et selle ühe kala saab tagasi panna, aga teine jääb siis praegu jah ilma kalata. Aga noh, on nagu on, teeme selle asi ära ja vaata, täna on tööpäev, töötame edasi üleval. Mingi haug ikka patrullib siin ringi, sellepärast, et see on juba järgmine liip. Aga tundub, et vist ei ole kedagi küljes või juba vähe nagu maha kerinud, aga samas mine tea. Igal juhul kontrollime. Vaatame, mis toimub. Jah, ei tunne kedagi. Ja on särg ära võetud. Ma ei tea küll, kuidas nad kätte saavad neid niimoodi, aga noh, nüüd on siis 3 tükki sees ja üks on laibaga. Nii et jah, vaatame. Kas püüame elus sööta juurde mingi hetk ka või ei püüa. Eile sai ju sisse söödetud need 3 auku, kust midagi ei võtnud. Kala oli all küll, aga ta lihtsalt ei söönud eile. Aga noh, ja, eks paistab. No nii, on hommik ja on üks und. Et vaatame, mis toimub. See on nüüd kerinud täiesti maha, ehk siis oletame, et on keegi küljes. Nii. Ja on midagi, on. Nii. Tuli ära või? Ei. On tugev. Mine pekki. Juuke vend raisk. Ossa kurat. See on korralik elukas jälle. Jälle korralik elukas. No, see läheb söögiks, ehk siis lööme maha ja siis mõõdame. Mingi siuke 66. Okei. Ei noh, jess.
et on läinud siin paar päeva mööda, kus unda keegi ei võtnud ja nüüd siis jälle selline üllatus, aga siin ei saa enam varsti peal olla. Ma siin praegugi igaks juhuks jälle sellega, et mine tea, mõni koht, kus allikas all on või midagi võib õhuk olla ja siis on jamasti muidu. Ja siuke 2,5 tundi on möödas ja on teine und, mis veel sees oli ka lipp püsti. Et ma oletan, et siit eemalt vaadates, et sellel küljes ei ole, sest et ta on nagu nööri pole maha tõmmanud piisavalt, aga noh, vaatame ikkagist üle, mis olukord on. Jah, on ära rebitud küljest. Vot. Siin käib tegelikult nii mitme video filmimine paralleelselt ja suhteliselt pikaajaliselt, et see video, mis te praegu vaatate, selle algus sai filmitud põhimõtteliselt nädal aega tagasi. Et ma nüüd nädal aega hiljem teen sellele videole lõpu ka ära. Et nüüd on olukord selline, on ikka muutunud, on ju, juba vahepeal. Ehk siis siia peale enam ei lähe ja päss on juba 2 päeva siin nii-öelda kaldalt käsikaga särge püüdnud, aga on tulnud väikseid, midagi sihukest suurt ei ole tulnud, mida vablaks kuivatada, et võib-olla lähme üldse põhijõkke püüdma sinna taha kuskile, kus aeglasem vool on ja laiem koht on, et kus need säärjeparved võiksid koguneda. Aga siit jah, päss täna hommiku juba ka püüdis, tulid niisugused 10 sentimeetri pikkused, ei midagi suuremat. Aga jah, ju üks hetk hakkab siit ka suuremat tulema, sest siit on ju päris suurt särge saadud. Aga võt, niisugune värk siis. Aga selle video lõpu siis teemegi nüüd siin ära, et me jah, mingi päev proovime siis uuesti. Praegu pole aega, aga jah, mitte jää pealt enam. Sest jää on juba jah siin mingi, ma ei tea, paljude seal keskel võib olla paar sentimeetrit. Võib-olla suuts rohkem. Jah, aga selge. Kirge magama kratid ja näeme siis jälle järgmises.